Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Google Meetis käib ekraani jagamine. Et siin on selleks hästi palju erinevaid võimalusi. Üks võimalus on see, et mina olen kui vaataja, nii et kui ma näiteks chatti kirjutan, et näiteks Pärt näita mulle tunniplaani. Pärt, või ütlen talle näita mulle tunniplaani. Siis tegelikult kõik, kes kõnes osalevad, saavad jagada. Ja võt nüüd te näete, Pärt näitab mulle tunniplaani ja mina saan seda siis rahulikult vaadata. Nii et nii on võimalik siis teha niimoodi, et näiteks keegi teeb mingi esitluse ja teised vaatavad. Nii väga hea. Pärt, võta nüüd jagamine maha. Ja nüüd ma näitan, mis on siin jagamise võimalused. Et kui ma lähen selle nupu peale, mis on siin esita kohe, siis tegelikult siin on jagamiseks võimalusi 4. Chrome'i vaheleht, aken ja kogu ekraan. Ja erinevus on nüüd siis selles, et Chrome'i vahelehe puhul on mul võimalik ka heli edasi saata. Näiteks kui mul on mingi YouTube'i video, mida ma tahan näidata, siis ma pean tingimata valima Chrome'i vahelehe. Akna puhul, kui ma selle valin, siis mul võib olla mitu akent lahti ja ma näiteks hoopis näitan mingisugust Wordi või PowerPointi akent ja kogu ekraan tähendab siis seda, et ma näitan kõike, mis ekraanil toimub, eriti kui ma liigun erinevate aknate vahel. Nii et ma võtan kõik näidised korra, võtame Chrome'i vaheleht ja näitan siis näiteks seda Screenpalli lehte, klõpsan siit jaga. Nii ja nägite, all oli ka, et jaga heli ja nüüd siis kõik näevad seda lehte ja mina saan siis rahulikult rääkida. Ma saan vajadusel minna ka siis tegelikult sinna sinna lehele. Nüüd ma olen siin lehel ja saan ilusti siin siis rääkida ja näidata ja teised näevad ja võin ka siin sellel lehel öelda, et lõpeta jagamine, et siis see jagamine lõppes. Nii, siis järgmine jagamise variant on, et ma võtan akna, võtan ka näiteks, nüüd jagan seda Screenpalli akent, jaga, nii. Ja nüüd on siis jälle on näha, mida ma jagan ja siia alla tekib ka alati selline riba, kus on näha, et sa jagad parasjagu. Ma võin selle ribaga peita, kui ma tahan ja siis, kui ma enam ei taha jagada, siis võtan lihtsalt peata esitluse on jagatud. Ja kolmas variant oli siis see kogu aken, nii et kui ma võtan siis selle kogu ekraani, siis esialgu, kui ma jagan, siis vaadake, tekib selline kummaline efekt. Et nüüd on nagu kõik näha, eks ole, et siin ma jagan ja kuna ma praegu olen ise selles aknas. Aga kui ma nüüd siit lähen näiteks kuhugi kalendrisse või ära, siis tegelikult ma praegusel hetkel jagan, ma pean sellega arvestama, kõik näevad, mida ma ekraani peal teen. All on see nupp ka olemas, et lõpeta jagamine ja jagamise võin siis ka lõpetada lihtsalt, et kas lõpetan siin selle nupu peal või lähen siis siia koosoleku aknasse ja klõpsan peata esitlus. Nii et selline ekraani jagamine on ka tegelikult Google Meetis päris võimalik ja minu meelest päris hästi tehtav. Ja nüüd ma lõpetasin praegu kõne. Kui ma läksin ära, tahan uuesti minna sisse, siis vajutan liitu ja liitun uuesti, nii et alati on võimalik siis korra tulla välja ja korra tulla sisse. Nii hopsti, olen sees ja nüüd siis jälle toimub ja näete, nüüd mulle tuli see eriti oluline, sest ma tulin uuesti sisse see, mis mul on siis kinnitatud, pinnitud siia ribale. Nii et Google Meeti peab lihtsalt katsetama ja proovima, see on väga tore tööriist.